Shalom Yatere. Tartes meldetuletus vitjatele. Senada la Torah peatukis kitisa, loheme kuidas 40 päiväl pärast Torah andmist Judi rahvas patustas. Lues endale kuldvasika. Judi targad võrdlevad seda abikaasaga, kes kohe pärast pulmi juba petis oma kaasat. Lo jätkudes, Moshe tuleb Sinaimaalt kivist kasulaudadega alla ja näeb kuldvasikat. Ta lööb tahvlid ning läheb tagasi üles andestust paluma. Yom Kippuril tuleb ta alla koos uute kasulaudadega. Need symboliseerivad andestust ja lepitust Judi rahva eest. Huvitav on see, et pühakojas asuvas seaduselaekas olid lisaks teisele kasulauale ka killud esimesest kasulauast. Ja see on mõistatuslik, sest milleks on meil vaja meeldetuletust, patust ja usu reetmisest ühte Jumalasse. Vastus on, et esimese kasulaua killud tuletavad meile meelde vigu ja ebaõnnestumisi ning meenutavad, et ka võidu korral tõneksime ära ja jätaksime maha oma nõrkused, et mitte komistada, vaid edasi astuda. Sõnum on selge. Kas võitsite? Kas õnnestus? Väga hea. Hästi tehtud. Kolla kavod. Kuid alati tuleb pidada meeles, et on ka nõrkusi. See aitab hoiduda kukkumiste eest ja liikuda edasi. Soovin kõigile viimastel valimistel valituks osutusele palju edu. Me palvetame sünagogi teie ja kogu rahva hüvangu eest. Shabbat shalom.